vast tänu sellele teadiski Lillemäel stäärt jätta, teadis usaldada. Hea sööti ettepoole, aga Krammik liiga pikk. Oi, kui palju on lahti! Ja siit hea sööt ja nüüd on Volkovile vormistamise vaev, aga ei taba seal hästi ja nüüd mitu mängijat saavad palli kätte ja Lisette Tammi. Kindlasti, et värav. Vaatame nüüd. Jah, lihtsalt kuidagi pall kas põrkas sealt kirest tagasi. Siit see oli Volkov, see oli nüüd Lillemäe ja siis Tammik natukene läbi Harjut Junani kätte, aga no ikkagi küllalt kindlalt temast mööda. Siin jah. Jah, endast vist põrkas välja, saame öelda, või no, väärustepärane oli vist. Ei muidugi, et teades Treibergi, siis ta kindlasti. Tammik nüüd ja panebki sellise, mis natukene kukub ka. See oli Emma Treiberg. Emma Treibergi teine. Ja siin see Tammiku pall no tõesti väga hea ja tõesti nõnda mõõdetutelt, et oli seal justkui vastaseid läheduses, aga see pall vihises niimoodi üle pea. Suurepärane pall Tammikult, et Treiberg oleks seal põhimõte. Ja siin võiks lahtimängu koht praegu olla. Seal kastijoonel on. Rosenil oleks ju hea panna seda palli. Roseni siia alla praegu, jah, et tundub, et antakse teistele. Jah, Kalalis, vabandust, kui siin pall on lahtine. Ja mis seal nüüd toimub? Himanen palli juures, pall on ja Treiberg! Aga siin oli palju sellist peata olekut. No jah, siuke toores võitlus, aga jällegi Treiberg on see, kes seal peale jääb. Et jälle see Tammikult siuke väga sisse keriv pall sinna väravahi peale. Talle meeldis neid seal esimene mäng ka panna, ta on nendes väga hea. Kindlasti, kui võimalik, siis otsib sealt ka väravat. Ja seekord päädis see seal see hokisööduna, et võib selle endale kirja panna kuskile päevikus. Himanen tõmbas sellised jutid väljakule. Siin on peamine see, et kõik ikka terveks jääksid. Ja tuleb hea pall sinna ja on olemas 3-2 raami ja 1 väravasse. Kui vaatame siit äärest murti hästi läbi. Jälle 2-2 vastu olukord. Väga hea pall ja sellest sai natuke rääkida ka, et need pallid, mis napilt enne mängijat maha põrkavad, et need on sellised keerulised. Ja Satriani sööt oli see, et neid numbreid natukene keeruline kätte saada. Aga igatahes ma arvan talle selline kihvt päev ikka. Vaatamata sellele, et on seis kehv. Himaneni peaga 76. minut. Olukord pani õla vastu ja tegelikult see teinekord segab piisavalt mängijat. Siin näeme rahulikult. Jah, ei olnud siin mingit ripset ka. Täitsa markeerimata kastis ja ja see oli Tammiku pall ju ka. Jah, nii et Tammikult hea tööpäev kahest standard või kaisid, et seda väga tihti ei juhtu. No siin saab juba pikemaid liuge kui Jurmalas veeparki minnes. Ja siin tehakse vastupäev ka ette ära võib-olla. No siin täiesti võimalik, et nii pikkasid liugusid ei ole väga ammu näinud, kui siin on 3-2 vastu kastis, nüüd siia on head palli vaja. Ja paneb! Tuleb! Ja olemas! Lisette Tammi! Täitsa hea niimoodi, kui siin täitsa üksinda siin, et sellised olukorrad tuleb ära vormistada ja Lillemäe. Tõesti, tegelikult ka väga hästi pandud pall, et täpselt, Tammik samamoodi ei pidanud seal kuhugi poole oluliselt astuma ja kaitsja mängiti ka lihtsalt üle. Jah, et tõstis seal pilgu ilmselt nägi, et seal tagapostis oli 2-1 olukord.